ja olemegi jõudnud tänase päeva viimase stardini. Kõige kiiremad kaardid, KZ2, 21 ringi ja finaalsõidus tulevad rajale. Õigemini on läinud juba rehvisoonise ringile. Eelfinaali võitja, klassi uustulnuk number 55 Artur Ploom. Teiselt kohalt stardib kogenud võidusõitja juba, Euroopa üks parimaid, ütleks mina, number 7 Maarjo Vendla. Kolmandalt kohalt number 47 Mattias-Erik Rass. Neljandalt number 7, number 11 Sander Tamm. Viiendalt number 50 Karl-Johan Rass. Ja kuuendalt kohalt valitsev meister number 1 Antti Rammo. 11 selja tagant stardivad siis vennad number 47 ja 50. 47 Mattias-Erik Rass on noorem vend, number 50 Karl-Johan Rass vanem vend. Nüüd siis võtab Artur Ploom hoo maha. Esialgu mitte väga, sest tegemist on ju paigalt stardiga, ei pea nii väga konkurenti järele ootama, samas kui liiga kaua seisad seal koha peal, siis ka rehv jahtub maha, nii et selles mõttes ei ole väga pikalt vaja teistel eest ära sõita. Nii et teine võistlusklassis, kust paigalt start täna, tegemist 6-käiguliste 125 kuubikuliste kartidega. Sidur ja käiguvahetus nii-öelda rooli küljes, käiguvahetus rooli samba küljes, siduri hoob lausa rooli küljes, keerab koos rooliga kaasa ja nüüd siis võetakse loodetavasti ta suuri takistusi ei valmista, ei tee tagant tulijatele, no võtab kõrvale, võtab oi, jäi väga tobeda koha peal praegu, keset kurvi jäi ette, võib-olla ta ei oodanud, et see järgmine tandem nii kähku tuleb. Ja sõitis Artur Ploom talle kergelt tagant selga, aga see ei olnud kindlasti mitte tahtlik. Eeldatavasti Ploom ei osanud lihtsalt oodata, et ta sellise koha peal ette jääb või et ta nii aeglaselt sellise koha peal ette jääb. 12 ringi on läbitud nüüd. Antti Rammo number 1 esimene, number 7 Maarjo Vendla teine, number 55 Artur Ploom on kolmas, neljas number 50 Karl-Johan Rass, viies number 47 Mattias-Erik Rass. Ja ei ole väga jõudsalt teist ära läinud Antti Rammo Maarjo Vendlal. 13 ringi läbitud, 8 ringi on veel sõita. Ja üsna sarnases tempos Antti Rammo ja Maarjo Vendla liiguvad praegu. Neliteist ringi on läbitud, 7 ringi jääb veel sõita ja vahepeal tundus juba, et selline äge andmine läheb lahti ka kolmanda koha peale, aga võib-olla isegi läheb, sellepärast et Artur Ploomi kiirus on natukene parem kui Maarjo Vendla oma. Eelmisel ringil sõitis Artur Ploom oma kiirema ringi, oli 0,2 sekundit kiirem kui eessõitev Maarjo Vendla, nii et kui 6 ringi jääb lõpuni ja vahe neil oli 1,1 sekundit, siis on teoreetiliselt isegi võimalik, et jõuab Artur Ploom Maarjo Vendlale sappa Karl-Johan Rass, aga ei ole suutnud sellist tempot arendada, nagu ta vahepealsetel ringidel arendas ja oli juba peaaegu mööda sõitmas seal Artur Ploomist. Tundus niimoodi, et noor uustulnuk võistlusklassis Artur Ploom hakkab väsima, aga nüüd siis on kuskilt uue hingamise leidnud ja eest ära sõitnud Karl-Johan Rassil. Vähe sellest, et tema on uue hingamise leidnud ka Maarjo Vendla number 7. Sõitis just äsja oma kiirema ringi. Aga sellist hoolimata Antti Rammo
jätkab ühtlaselt kõrges tempos, tema parim ring on 33,97. äsja lõppenud ring võttis aega 34,03, nii et vaevalise kümnendiku võib-olla oli aeglasem kui oma parimad ringid. ja kui Anti Rammo ületab ajavõtu joone, siis jääb 4 ringi veel finaalsõidu lõpuni. Anti Rammo vaatab tagasi, kaugel on Vendla, no ei ole ähvardavalt lähedal. aga mis toimub rajal suhtes Vendla Ploom, vahe on 0,89 sekundit ja eelmisel ringil oli Ploom 0,03 sekundit kiirem kui Maarjo Vendla. see ei ole nüüd nii maruline lähenemine, mis eeldaks mingisugust kahevõitlust siin viimastel ringidel. Sander Tamm saab õige pea järjekordse ringi sisse. no sinist tippu talle veel ei näidata, aga ta just ise aimab juba, et midagi on tulemas, sellepärast et tõstab käe üles ja võtab sellise pika trajektoori sinna mustale rajaosale. ja nüüd peaks juba kogemus olema, et kui liider tuleb, see õige pea tulevad teised erilised ka kohe Pirt ja Näuk tast mööda. Need 3 esimest tast juba möödas on, õige pea läheb ka 4 tast mööda. ja nüüd algab Anti Rammol eelviimane ring. 2 ringi finaalsõidu lõpuni klassis KZ2. Anti Rammo edu Maarjo Vendla ees 1,7 sekundit ja Artur Ploom on vaid poole sekundi kaugusel Maarjo Vendlast. nii et kas viimase 2 ringi jooksul näeme ikkagi veel heitlust poodiumi 2 alamastmele, et kuidas need omavahel ära jagatakse ja kas jagataksegi üldse Vendla ja Ploomi vahel, võib-olla läheb selliseks andmiseks, et püherdavad seal põõsas kuskil ja püüavad asju selgeks omavahel teha, sel ajal kui kaaskonkurendid finiši poole veerevad. viimane ring algab. Anti Rammo ees, siis Vendla, siis Ploom. vahe nüüd vaid 0,32 sekundit. pidurdusel teise kurvi saab Artur Ploom väga hästi järgi Maarjo Vendlale, nüüd tuleb see 4. kurv. see tuleb hästi läbida, siis jõuda stardifiniši sirgele Artur Ploomi ees ja tundub, et Maarjo Vendla seda ka suudab teha nähtavasti ülikogenud sõitjana. kui jääb veel 1 kurv läbida Anti Rammol, valitseval Eesti meisteril klassis KZ2 ja sealt ta tuleb, number 1. Anti Rammo esimesena, esimese etapi võitja tänavu. teine Maarjo Vendla, 3. Artur Ploom oma debüüt esinemisel klassis KZ2 ja number 50 Karl-Johan Rass 4. 5. kõige eelste kohaselt tema noorem vend number 47 Mattias Eerik Rass ja siis 6. number 11 Sander Tamm. sealt tuleb siis Mattias Eerik Rass, kõik on nüüd finišiliku poolt läbi sõitnud. ja teadmiseks kõigile siis, kui on tahtmine näha spordiuudistes tänast võistluspäeva kokkuvõtet, siis seda võite vaadata ETV spordiuudistes täna õhtul ja pikem saatelõik on siis kõigepealt Mootorite Maailma veebiväljaandes ja järgmise nädala Mootorite Maailma saates. loomulikult pikem lugu tänasest võistlusest, aga ETV põhiprogrammi spordiuudistes täna õhtul on siis uudislõik tänasest esimesest etapist Eesti meistrivõistlustelt kartautode ringrajasõidus siin Tabasalu kardirajal. nüüd aga kuskil pool tundi ootamist ja siis alustame autasustamistega.